Et edasi minna nüüd konkreetse protsessiga, siis enne kui ma asjad sinna sisse panen, ma natukene räägin sellest majast, mis siia majja tuleb. Kuna meie oma inimesed on selle sama protsessiga sama kaua tegutsenud kui mina, siis Reinu jutule ma nii palju ainult täienduseks ütleksin, et see käepärased vahendid, mis olid direktori käes, oli Excel programm ja töötajad panid sinna kastid sisse täpselt nii, nagu nad ise seda soovis. Et sealt see projekt algus sai, enne kui arhitektid seda modelleerima said hakata. Ja täna on valmis siin meie selja taga juba 2 korrust, millest see 2 korrust maa all olev sisaldab endas laskepiiru, tuleviku sündmuskoha maja, kus toimub väljaõppeprotsess ja mõningaid teisi laboreid veel ning meie konverentsisaali. Tulles nüüd astmele -1, sinna tuleb kaasaegne digilahangu piirkond, mis siis sünnib koostöös Šveitsi välisabiprojektiga. Üle 20 miljoni krooni maksev aparatuur peaks sisse toodama järgmise aasta juulikuuses. Samas piirkonnas toimuvad ka kohtuarstlikud lahangud ja histoloogide töö. Esimesel korrusel on meil kannatanute vastuvõtt, kohtupsühhiaatrite tööruumid ja joobe tuvastamise inimesed hakkavad seda ruumi külastama, mis pea sissekäigu juures kõrval seisab. Ning esimesel korrusel on meil ka liiklusekspertiisi garaaž. Liikudes teisele korrusele on toksikoloogia laboratoorium, tulekahju ekspertiis, lõhkeseadeldise ekspertiisi laboratooriumid ja ekspertide tööruumid. 3. korrusel täiskorrus kohtukeemiat, nii lõhkeainete, põlevvedelike, narkootikumide, alkoholi ja muude puhaste ainetega. 4. korrusel täiskorrus DNA tegevust kõige kaasaegsemal moel, kaasa arvatud riikliku DNA registriga. 5. korrusel sõrmejälje osakond koos riikliku sõrmejälje registriga ja kohtufotograafia stuudiod. 6. korrusel küberkuritegevuse uurimise ja siis infotehnoloogia osakonna laboratooriumid, millele me üritame siis FBI käest saada oma õnnistust. Ning lisaks sellele toimub seal ka tulevikus tõenäoliselt eurode analüüsimine, dokumentide ja käekirja ekspertiis. Ning viimane korrus on võetud poole võrra väiksemaks, kuna sinna peaks mahtuma administratsioon ja juhtkond. Aga siia Mutlarisse täna lisaks rahale, mis me sisse paneme. Minu käes on 2 päevalehte ja nagu ma aru saan arhitekti ning ehitaja ühisest kinnitusest, siis 100 aastat vähemalt peaks see hoone vastu pidama. Kui tekib tahtmine tulevikus aru saada, mis oli elu 100 aastat tagasi, siis nendest lehtedest tekib nendel isikutel võimalus lugeda ka meie ühishingamise laulupeost. Ja siia kaasa me paneme ka oma asutuse kõigi töötajate parimad soovid, mida nad on täna hommikul selle objekti jaoks soovinud. Ja ma loodan, et ajakirjanikud kirjutades uudislugusid ei jäta märkimata neid koordinaate, mis on küll vajunud sinna selle PVC kanga alaossa, aga me tõstame nad pärast üles, sest need on need X ja Y koordinaadid, kus see vuttar asuma hakkab. Ja tavapärast on alati raske seda vuttarit üles leida. Kui ta kuskil on ära peidetud, siis me muudame selle nüüd tõenäoliselt lihtsamaks. Ja siis mul on eriläkitus veel DNA osakonna poolt, kus on peal nende osakonnas, ma saan aru, täna hommikul ukse lingi pealt võetud DNA profiil, kus kõik nende töötajad on korra seda ust katsunud. Aga ega ma rohkemalt siit praegu ei jätkakski, vaid annaks Jaak Saarniidule sõna üle, et rääkida nendest muredest ja vaevadest, mis eelnesid enne selle projekti tekkimist. Aitäh!